No kevad tuletab meelde, et aeg on rehve vahetada. See tegevus on ebameeldiv, jookse ühest kohast, vali millist, kus, kuidas, et ma saan aru, et teie olete selle olukorra palju mugavamaks teinud. Jah, me oleme juba 12 aastat Eestis olnud selleks, et teha rehvide ostmine mugavamaks klientidele. Et tänapäeva elutempo on nii kiire, telefonitoru otsa saada oma rehvimees, meilile võib-olla vastust kohe ei saa, et meie oma e-poeg oleme siis teinud selle võimalikult mugavaks ja valikuga võimalikult suureks, sest inimesi on palju ja tahetakse erinevaid asju. No milliseid kaubamärke te pakute? Me oleme jõudnud nii kaugele, et pakume siis igast segmendist võimalikult häid tooteid klientidele. Et meil on premium toodetest on oma kaubamärgid, mida meie soovitame keskklassist, soodsamast ja siis muidugi kõige odavamad tooted on meil olemas. Ja meie kaubamärgid on Bridgestone, Toyo, Landsail, Delinte soodsama poole pealt ja kindlasti on ka veel kõige odavamad rehvid, mida me oleme juba 3 aastat maale toonud Winrun, ehk siis hiinlased. No kuidas on see rehvivahetus liiga hiliseks jäänud, et kuidas lao seisuga on, et kas peab selle pärast muretsema või on kõik soovitud mõõdus rehvid kohe võtta? Nii kaua, kui mina olen nagu siin tegutsenud, et kõik räägivad alati uudistes igal pool laoseisudest ja asjadest. See rehvide äri läheb iga aasta nagu keerulisemaks meie jaoks. Seepärast, et autosid tuleb uusi peale, rattad lähevad suuremaks, madalamaks, rehvid laiemaks, kitsamaks. See on nagu meie töö ja see aetakse iga aasta autotootjate poolt natuke keerulisemaks. Küll oleme siis oma koostööpartneritega suutnud selle valiku ajada nii suureks, et ma usun, et me suudame Eestis kõik enamike klientide vajadused ära katta. Meil on laos tänasel päeval või valikus siis üle 21 000 toote rehvide näol. Lisaks siis kuskil 10 000 toodet erinevate velgede näol. No kuidas see tellimine välja näeb, mis asjad on need peamised asjad, mida pead teadma enne, kui neid lahtreid täitma asuda? Kõigepealt võiks ikkagi teada, et mis auto on, millele te hakkate nagu rehve tellima. Ja kindlasti, rehvi mõõt on see oluline, mis peab teada olema. Et tänapäeval on Maanteeameti kodulehelt, kui sisestate enda autonumbri, saate oma rehvi mõõdud teada. Küll peaksite ise vaatama, mis tollmõõdus need rehvid seal on siis, ehk siis kas ta on R15, R16, R17, et selle peaks teadma. Kui ikkagi olete kimbatuses, siis on alati võimalus võtta meiega ühendust, minna ühte meie 4 teeninduspunkti Eestis, et sealt saab kindlasti ka abi. Nii, aga kui nüüd minna nüüd edasi tellimise poole peale. Tänapäeva internetiostjad on tavaliselt väga iseteadlikud ja nad loevad igalt poolt hästi palju ja sellepärast ongi meil selline suur tootevalik, aga kui tuleme nüüd selle juurde, et väga kindel ei ole ka mida osta, siis võtke ühendust, küsige kas või meie soovitus ära selle kohta, et 12 aasta kogemuse põhjal ma arvan, et me oskame sellised usaldusväärseid varianti soovitada. Kui sa oled endale valinud välja siia rehvid, nii, näiteks võtame need kampaanias Toyod, panete need ostukorvi. Kui soovisid 4 rehvi osta, siis lähme tellimust kinnitama. Nii, nüüd teeme siukse väikse loomkatse. Hakka siis täitma nüüd väljasi, et sa hakkasid nüüd rehve ostma endale. Nii, aadress. Ja selle aadressi otsingu me oleme äärmiselt lihtsaks teinud. Lähed siia Google'i otsingu peale, kirjutad tänava nime. Sa ei pea võib-olla oma igaks juhuks oma koduaadressi pane, et näed, täitis andmed ära. Paneme praegu minu meili aadressi peale, et nüüd siia kohale toomise kohta, et ega see rehvi ostmine ainult, ega sellega ei lõppe ju tegevus ära. Et kui sobivad kliendile, siis meie rehvivahetuskohad, ehk siis siin Peetris, Tartus, Viljandis või Pärnus, siis on võimalik ka siit kohale toimetamise viisiks valida, tulen rehvivahetusse näiteks. Või soovite ise kaubale järgi tulla, seda saab siia meile Peetrisse tulla, saab ka kõiki meie esindusse lihtsalt kaubale järgi tulla, et oleks nagu siis mugavam, et päris paljudel on ka see probleem, et pannakse koduaadress sisse, aga ma olen ju päeval tööl. Kuidas see kuller siis toimetab, et siis võib panna
toimetamisaadressiks jälle siis selle tööaadressi, et oleme nagu selles suhtes paindlikud. Meie nagu põhimõte olnud sellel internetis rehvi müümisel, et meil ei tule ostukorvis tänase päeval veel lisakulusi sinna. Me oleme üritanud seda iga hinna eest vältida. Ütleme niimoodi, et soovime siis tasuta transporti üle Eesti. Nii, väga lihtsalt on siit võimalik siis valida, et tarneaadress on sama, mis tellija, ehk siis tavaline inimene, kui tellib, siis tema paneb ikkagi oma aadressi sisse ja ta tahab sinna samale aadressile neid rehve saada. Kindlasti on müügitingimused, nendega tasub tutvuda, tulevad ka automaatselt meili peale. Võimalik on taodelda siis liisi järelmaksu, täpselt samas selle ostukorvis hästi lihtsalt. Võimalik maksta krediitkaardi funktsiooniga kaardiga või siis tellimuse alusel meili peale, et saad tellimuse, maksad siis pangas ära. E-poest tellides siis tellimus läheb töösse, kui on laekumine tulnud sellele. Kodulehel on meil märgitud ära ka erinevate rehvide puhul tarnekuupäevad. Laokaubal on ilusti ära märgitud siin roheliselt, et kaup on meil laos. Tavaliselt TPD lubab meil siis järgmise tööpäeva tarnet kaupadele. Lisaks, kui me teeme selle toote siit lahti, näeme me ka ära, kus laos see on. Näiteks antud toodet, Toyo rehvi, on meil olemas Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus. Et see lao sees kuvab siin ära. Nii, nüüd järgmine lugu on siis nende rehvidega, mida meil kohe ei ole olemas, aga me ikkagi pakume. Võtame siit näiteks antud rehv on Bridgestoni rehv. Üleval on juba märgitud tarnekuupäev. Kui olete tellinud meie käest rehvid ja soovite teada siis, mis staatusest te tellimus on, siis oleme loonud endal kauba käitlemise süsteemi, mis oleks mugav ja kliendil oleks ka lihtsalt võimalik seda jälgida. E-maili peale me saadame siis kliendile tingimused nii-öelda, aga me ei saada siis iga kord seda informatsiooni, kui tellimusega midagi muutunud, et seda saab ilusti meie kodulehelt jälgida, sisestades siia ülesse, kas siis tellimuse või arvenumbri. Mõlemad toimivad väga hästi. Paneme sisse see tellimusnumbri ja siis vaatame, kus kohas kaup on. No ma arvan, et pärast seda lugu jooksevad teie süsteemid kokku ja ladu saab sekundiga tühjaks. Kui ladu tühjaks saaks, siis oleks väga hea meel. Ainult, et süsteemid meil kokku ei jookse, kuna nad on üles ehitatud automaatika peale ja me suudame päevas käsitleda oma laos 300–500 tellimust. Nii et ma arvan, meie saame oma tööga väga hästi hakkama ja see on meie jaoks on sama lihtne kui internetist rehvide tellimine.